nõnda kui Kristus meile kõigile on andeks andnud, nõnda tehke alati ka teie. Ja peale selle kõige ehtige ennast armastusega, sest see on kõige täielikum side. Armastus on see, et sinä tead, et oli mis iganes, mis sa teed, niin teine võtab selle vastu ja nagu mõistab sind inimesena. Ta kirjutab, armastus on täis heldust. Ta ei ole kade, armastus ei suulustle. Ta ei ole iseennast täis, ta ei ole viisakuseta, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei pea meeles paha. Ja see oli üks romantilisemaid lugusid, mida ma kunagi kuulnud olen. Artur kutsus Mari-Liisu piknikule. Ma tean, et Mari-Liisi üks lemmikluuletusi üldse on Alliksaare aeg, siis Artur luges talle seda. Sõrmus on abielurahva tunnusmärk. Ta tahab teile Jumala ja liigimeste ees meelde tuletada, et teie üksteisega kristlikku abiellu olete laulatatud. Artur oli öelnud, et see jahlasi ennast nii pikalt oodata, et ta juba hakkas hetkeks kahtlema, kas see üldse tuleb, aga see tuli. Teisel kursusel või 3. kursusel ma ütlesin Arturile, et kunagi te abiellute. Ma õnnitlesin teda ja siis ta sosistas mulle kõrva, et näed, et saigi tõeks. Minä soovin muidugi pikkat koosolekut, nagu, et oleks mitu aastat, millest nautida koos. Mina soovin neile kõike head, armastust, et nad oleks tublid ja toetaks teineteist. Ma tahaksin neile soovida nii palju head ja nii palju õnne, kui üldse ära mahub ühte koju. Kui sa tunned, et kõik on hästi ja südames valitseb rahu, et siis peatu hetkeks ja ütle iseendale, eks ole nüüd hea olla.